Silver mobiilautokeskusest helistas mulle ja kutsus vaatama ühte ägedat masinat, mille ta tõi. Ja ma üritasin küll pinnida, et mis masin see selline on, et alles ta tõi ju Lamborghini urused, on toonud mingisuguseid Ferrarisid, mõtlesin äkki mingi Corvette või mingi sportauto, siis mõtlesin samas on suht selline matkaautode fänn, et äkki mingi äge matkaauto ja siis ma hakkasin jälle oma peas mõtlema, et ühe Mersu matkaka ta ülituusa tõi, et mis asi see olla võib, et mida ta mulle näidata tahab, mis nagu tõesti äge on ja mis mulle võiks meeldida. Võib-olla vihjena te näete, et tegemist on ühe suure masinaga, aga mis masina ta seekord tõi, sellest kohe rääkima hakkamegi. No nali ei ole, päriselt on ta siin ja tegelikult oligi siis mõte, et anda teada ka teistele ja motomelu kui salline saade, et sa ise ju toonitad, et saaks midagi uut ja huvitavat ja ägedat ja kajastada kõike, ja kuna nii meil oli selle autoga vaja minna Transpordiametisse seda ette näitama, kuna sellist ei ole Eestis, see on esimene, siis nagu meil kombeks, siis me tõmbame linnuks, et check esimene. Selle me tellisime eritellimusel, kuna sellist ei olnud võtta ja see hakkab tööd tegema Eestis piirkondades, kus on kaalupiirangud teedele ja sildadele, kus väga suurtega ei või sõita, aga seal on vaja ehitama hakata ja see läheb suureks ehituseks, nagu me kliendid kuulsime. Siis täpselt oli see auto, mida oli vaja ja mis sobis. Lasime selle valmis ehitada lõpuni ja tõime ta Eestisse ära, et Saksamaalt panime ta laeva peale, palsiks võtsime vastu ja nüüd täna käime argis ära, vaatame, kas saame ta kohe arvele või suunatakse tüübi kinnitusele ja sealt siis anname kliendile juba üle. Kuidas see protsess välja näeb, et kas ma pean ennem tegema mingi eeltöö, et ütlema näiteks, et kuule, et mul on vaja näiteks oletame segumasinat, selline või ma otsin, ütlen, näed, tooge mulle see samune? Mõlemad variandid. Meie koduleht ja süsteem on üles ehitatud selliselt, et seal on circa 2 miljonit sõidukit valikus ja tihti inimene vajutabki nuppu, et soovin seda. Meil on ka võimalus, et saab anda sisse tellimus, et soovime midagi sellist ja nagu antud juhul oli, aga reeglina nagu selle auto puhul siis kliendid ja nagu elektriauto puhul huvitavalt, kliendid on tihti põhjalikumalt, teadlikumalt kui müügimehed. Mitte, et ma ei soovi siinkohal öelda, et meie müügimehed ei ole pädevad, aga kuna me oleme multibränd ja me tegeleme kõigega, et meil ei ole üks mark, millel on 2, 3, 4 mudelit, mis on pähe õpitud ja koolitatud, siis kliendid tulevad ise juba, nad teavad asjadest rohkem ja ütlevad, et ma tahan seda, et seal oleks see või siis tooge konkreetne see asi. Jah, et meie äri puhul käib see niimoodi. Kui me tavaliselt räägime siin erinevatest autodest, et oi, kui palju ägedaid lisasid on, siis täna räägime ka lisadest, aga mitte auto, vaid näiteks segumasina lisadest. Vaata, kui lihtne on näiteks panna autod käima siit. Tada! Sa võid siin proovida, et see ei ole avalik liiklus, see on meie maa ja tee, mis tahad, siin on lubatud. Ja no siin on nagu, sa näed ise, nagu tavaline auto. Sul on ka oma grupi auto ju. Jah. Kas saab vahetada või? Ma olen nii vähe sõit sellega, mul läheb see ära, nii et... Siis teab sissemaksust puudu. Sellest ma ei saa isegi seda nupuvajutust, ma arvan. Ma ei ole kunagi nii suure autoga sõitnud. Ja see ei ole mingi lihtsalt auto, see on segumasin. Issand, kui lahe. Mis on äge selle segumasina puhul on see, et see on põhimõtteliselt nagu tavaline sõiduauto. Sul on olemas kõik vajalikud asjad. Näiteks käiku saad vahetada täpselt samamoodi nagu minu auto. Keerad lihtsalt seda hoobasit ja sõidad. Aga lihtsalt see kõrgus, kui kõrgel sa istud, appikene. Vaatamata sellele, et see on nii suur auto, sellega on nagu nii mugav tagurdada. Siin esiteks kõik 4 ratast pööravad, siin on olemas kõik peeglid, nii et nähtavus on mega hea, pluss siin on veel tahavaate kaamera ka olemas, nii et ma näen, kui mul siin midagi või kedagi taha ette jääb. Mis ma pean ikka autoserti minema, et see katiload ära tegema, aga muidu ma jäängi siia mobiilautokeskuse platsi peale sõitma lihtsalt edasi-tagasi, sest mul ei ole lube, et minna liiklusesse. No mis veel on see segumasin, okei, minu jaoks on ta vau, sinu jaoks on isegi ka natuke vau, vaatamata sellele, mida ägedat sa toonud oled, et mis veel sulle nagu eriliselt meelde on jäänud, et mis ei ole sellised tavapärased sõiduautodega matkaautod? Võtame korra siis segumasina, seda nimetatakse pumiks, aga et siis segumasin, mis siis pumpab pilvelõhku üles selle betooni, ehk siis millel on lisaseade, mis on oluliselt suurem. Et see oli võimas masin, millega käia.
ka mingi eritehnika, mis on näiteks 3-rattaline, et ees on üks suur ratas. Et tehakse selliseid väetisemasinaid, mis sõidavad põllu peal, väetiselaotoreid. Hiljuti tõime 2 puurmasinat, mis on siis lintide peal, et neil ei ole isegi kabiini. Ja need maksavad majade hindu. Arvestades, mis need masinad maksavad, siis ilmselgelt vist ei maksa ise hakata otsima ja tooma, et see risk ei tasu ennast ära. Ma olen alati öelnud, et meie teenus on vajalik nendele, kellel ei ole aega või ei ole vabu vahendeid. Et kui sul on vabu vahendeid ja aega, siis ei ole mõtet meile maksta. Käi ära, too ära, sa saad reisist veel emotsiooni, see jääb sulle lõpuni meelde. Aga jah, et vastus su küsimusele, et pigem inimesed soovivad meile selle eest tasuda, see on meie töö, meil on ööpäevas kõigil ühepalju tunde ja me teeme oma tööd rõõmuga ja inimesed saavad samal ajal teha oma tööd, et tegelikult iga uus asi, mis sa ette võtad, et ma usun, et kui ma hakkaks telesaadet tegema, siis mul oleks päris palju aega enne, kui esimene korralik saade tuleks. Nii et põhimõtteliselt, kui mis iganes pähe tuleb või mis iganes vajadus inimesel on, et tasub küsida üle, et kas on mõistlik, kas seda tasuks tuua või kuidas see protsess välja nägema hakkab? Absoluutselt, seda me teeme ja ka korrutame seda lauset, et kui pea ja muud ei võta, siis tuleb autosid müüa.